Kui sa ikka veel usud, et Hamasi ja Palestiina omavalitsuse vahel on oluline erinevus, siis see, mida sa kohe näed, võib su arvamust muuta. Mõne päeva jooksul pärast eelmise nädala surmavat terrorirünnakut kiitis üks Palestiina omavalitsuse kõrge ametnik avalikult tapjat. Ja see on alles algus. Uus videomaterjal heidab samuti valgust sellele, mida Fatah tegelikult arvab Hamasest 7. oktoobrist ja Iisraeli hävitamise eesmärgist. Tere tulemast tagasi Judea Cationi juurde siin JNS TV-s. Alustame esimesega. See video, mida jagas Yeshaki nõukogu, näitab Ramallahi kuberneri Leila Ghanemi kõnetamas lõpetajaid Al-Qudsi ülikoolis, kus ta kiidab terroristi, kes vastutas eelmise nädala rünnaku eest. Tervitused Tal Qabla märtritele, eriti Sheikh Farouki emale, kes sünnitas selle kangelase. Meie ei ole terroristid ja Sheikh ei läinud tapma. Sheikh kaitses oma maad, au ja kodu. Meist oodatakse, et jääksime selles olukorras kindlaks. See, kes nimetab meid terroristideks, on ise terrorist. Palestinian Media Watch paljastas, et üks Fatahi kõrge ametnik tegi selgeks, et erimeelsused Hamasi ja Fatahi vahel ei seisne terrorismis ega seostu 7. oktoobriga. See puudutab hoopis seda, kes saab juhtida niinimetatud Palestiina rahvuslikku liikumist. Mängime selle klipi ette. See tähendab, et loogika ütleb, et Hamas peab muutuma, aga me ei ütle, et nad peavad muutma oma lähenemist, uskumusi ega mõtteviisi. Me ütleme kogu armastuse ja avatud südamega Hamasile, et ainus tee ja ainus valik on Palestiina vabastusorganisatsioon. Seega on Fatahi sõnum selge. Hamasi eesmärk Iisraeli hävitada on vastuvõetav, kuid ta on vastu sellele, et Hamas oleks võimul. Nii et kõik see on vastuolus nende arvamusega, kes usuvad, et kuidagi on Hamas terroristlik organisatsioon ja Palestiina omavalitsus mõõdukate grupp. See ei vasta üldse tõele. Hamas ja Fatah on ühe mündi kaks poolt. Hamas eelistas 7. oktoobrit ja Fatah eelistab ülikondi kanda ning püüab Iisraeli hävitada etappide kaupa. Fatahile ei meeldi Hamas, sest nad on eraldi poliitiline partei. Ja olgu selge, kui ma ütlen poliitiline partei, ma ei ole naiivne, et väita, nagu oleks see vaid vaidlus vabariiklaste ja demokraatide vahel. Need on kaks parteid, kelle kogu eksistents põhineb soovil Iisraeli hävitada. Ainus erinevus, strateegia. Nad võivad kõigis teistes küsimustes eriarvamusel olla, aga kui asi puudutab Iisraeli hävitamist, nad on mõlemad nõus, et see on peamine prioriteet. Aitäh Palestinian Media Watchile ja Jeshua nõukogule selle tõe taas kord paljastamise eest. Jätkame. Iisrael tegutseb. Pärast surmavate terrorirünnakute lainet, mille tagajärjel hukkus 2 iisraellast ja 1 sai raskelt vigastada, peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Israel Katz teatasid sel nädalal mitmetest kohestest sammudest, mille eesmärk on suurendada julgeolekut ja reageerida otseselt rünnakute taga olevale terroritaristule. Meetmete hulka kuuluvad karistuslikud sammud terroristide ja nende tugivõrgustike vastu, sõjalise kohaloleku suurendamine kogu Juudamaal ja Samaarias ning sammud, mille eesmärk on ennetada tulevasi rünnakuid. Teatatud meetmete hulgas lammutatakse terroristi kodu, kes vastutas eelmise nädala surmava rünnaku eest Telli küla lähedal. Iisraeli jõud võtavad ka tugevamaid meetmeid külades, mis on tuvastatud kui terroristide keskused, sealhulgas relvade konfiskeerimine, töölubade tühistamine ning täiendavad julgeolekumeetmed nende suhtes, kes toetavad terrorismi. Iisraeli kaitsevägi tugevdab üksusi kogu Juudamaal ja Samaarias laiendatud julgeolekuoperatsiooni raames. Võimud suurendavad ka Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse liiklusmarsruutide eraldatust ning tugevdavad kontrollpunkte võtmealadelt, et parandada julgeolekut ja ennetada täiendavaid rünnakuid. Lisaks valitsus teatas sammudest, millega kiirendatakse põllumajanduslike eelpostide legaliseerimist ja uute rajamist osana laiemast jõupingutusest tugevdada Iisraeli kohalolekut ja julgeolekut kogu piirkonnas. Iisraeli ametnikud ütlevad, et need meetmed on mõeldud selge sõnumi edastamiseks. Terrorismile vastatakse jõuliselt ja Iisrael jätkab tegutsemist oma kodanike kaitsmiseks. Minu arvates on need kõik tervitatavad sammud. Ma tahaksin küsida, miks me ei teinud neid asju enne eelmise nädala rünnakuid? Selline poliitika peaks kehtima kogu aeg. Ma saan aru, et on piirid, kui palju te saate teha. Samuti on oluline mõista, et Iisraeli kaitsevägi, IDF, tõkestab üle 90% terrorirünnakutest. Aga meie valitud ametnikud peavad teadma, et me peame alati olema kõrgendatud valmisolekus. See on lihtsalt meie, juutide reaalsus, erades kõrvuti rahvaga, kellest kuni
80% ütles, et nad toetasid seda, mis juhtus 7. oktoobril. Liigume edasi. UNESCO on seda jälle teinud. ÜRO agentuur, mis vastutab maailmapärandi paikade määramise eest, on hääletanud selle poolt, et tunnustada veel üht paika, mis on sügavalt juudi ajalukku juurdunud, Palestiina omavalitsuse nime all, jätkates muret tekitavad mustrit arheoloogia ja ajaloo politiseerimisel. UNESCO, mis on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni haridus-, teadus- ja kultuuriorganisatsioon, vastutab kultuuri- ja ajalooliste paikade tuvastamise ja kaitsmise eest üle kogu maailma. Selle otsustel on märkimisväärne rahvusvaheline kaal, aidates kujundada, kuidas neid paiku esitletakse hariduses, turismis, diplomaatias ja ülemaailmses avalikus arvamuses. Sel nädalal hääletas UNESCO Sebastia lisamise poolt oma maailmapärandi nimekirja ja ohustatud maailmapärandi nimekirja. See ei ole tavaline arheoloogiline paik. Sebastia samastatakse muistse Samaaria linnaga, mis oli ligi 3000 aastat tagasi piibliaegse Iisraeli kuningriigi pealinn. See oli Iisraeli monarhia keskuskuningas Omri ja Haabi ajal ning on siiani üks tähtsamaid arheoloogilisi paiku, mis on seotud muistse juudi tsivilisatsiooniga. Siiski kiitis UNESCO selle nimetuse heaks Palestiina omavalitsuse ettepanekul. Iisrael mõistis selle otsuse hukka kui poliitiliselt motiveeritud. Nad väitsid, et see ei tunnusta piisavalt selle paiga keskset rolli juudi ajaloos. See ei toimu vaakumis. Aastate jooksul UNESCO on korduvalt vastu võtnud otsuseid, mis Iisraeli sõnul vähendavad juutide seost mõne judaismi kõige pühamate paikadega, sealhulgas Jeruusalemma, Templimägi ja Hebronis asuv patriarhide koobas. Nüüd on Sebastia saanud viimaseks pingekoldaks. Keegi ei vaidle vastu, et ka roomlased, bütsantslased, ristisõdijad ja teised on sellele paigale oma jälje jätnud. Kuid Sebastia jõudis esmakordselt ajalukku kui piibliaegse Iisraeli kuningriigi pealinn. See tegigi sellest ühe tähtsaima paiga juudi ajaloos. UNESCO otsustel on tähtsus, sest need mõjutavad rahvusvahelist arusaama sellistest paikadest. Kui juudi ajaloole ei anta seda tähtsust, mida Iisrael usub, et see väärib. Paljud iisraellased näevad seda kui osa laiemast püüdlusest nõrgendada juudi rahva ajaloolise seose tunnustamist Iisraeli maaga. Võitlus Sebastia pärast ei käi ainult arheoloogia üle. See on ka selle üle, kellel on õigus jutustada juudi kodumaa lugu. Teistes uudistes astub kümneid tuhandeid praeguseid ja endisi Iisraeli sõjaväeohvitsere esindav rühm vastu sellele, mida nad nimetavad vale rahvusvaheliseks narratiiviks Juudamaa ja Samaaria kohta. Ja nad viivad oma sõnumi otse USA presidendi Donald Trumpini. Iisraeli kaitse- ja julgeolekufoorum ehk IDF, tuntud ka kui Betahonistim, on saatnud Valgesse Majja kirja, milles kutsub president Trumpi üles lükkama tagasi väited, et niinimetatud asunike vägivald on Juudamaal ja Samaariamaal laialt levinud nähtus. Organisatsioon, mis väidab, et esindab kümneid tuhandeid IDF-i ohvitsere, komandöre, lahingusõdureid ja julgeolekueksperte, väidab, et seda narratiivi on moonutanud organisatsioonid, kellel on poliitiline agenda. Kirjas võtab IDF sihikule teise endistest Iisraeli julgeolekuametnikest koosneva rühmituse, mida tuntakse nime all Commanders for Israel Security, süüdistades neid selles, et nad propageerivad nende sõnul läbikukkunud järeleandmiste ja tagasitõmbumiste poliitikat. Kirjas märgitakse, et paljud selle organisatsiooni liikmed toetasid Iisraeli 2005 aasta lahkumist Gazast ja Iraani tuumalepet, poliitikaid, mis Iisraeli kaitseväe sõnul muutsid Iisraeli lõpuks vähem turvaliseks. Samal ajal teeb organisatsioon selgeks, et mõistab hukka kõik vägivallateod ja ütleb, et igaüks, kes seadust rikub, sõltumata sellest, kes ta on, tuleks vastutusele võtta. Kuid organisatsioon väidab, et paljud raportid niinimetatud asunike vägivallast on liialdatud või eksitavad. Kirja kohaselt liigitab ÜRO andmed sageli vägivallatuid juhtumeid, sealhulgas tavapäraseid turvakontrolle ja juutide külastusi Templimäele ja isegi matku vägivallaaktideks. Kirjas viidatakse ka Iisraeli politsei andmetele, mille kohaselt üle poole nendes pingepiirkondades esitatud kaebustest osutuvad lõpuks alusetuteks. Ühe näitena toob Iisraeli kaitsevägi välja,
2026. aasta veebruaris aset leidnud juhtumi, kus lambalauda süütamises süüdistati algselt juudi elanikke. Kirja kohaselt jõudis politsei uurimine hiljem järeldusele, et tulekahju põhjustas tegelikult ebaseaduslik elektriühendus, mille paigaldas palestiinlasest omanik. IDSF väidab, et sellised juhtumid kahjustavad Iisraeli mainet enne, kui faktid on teada ja juhivad tähelepanu kõrvale sellest, mida nad kirjeldavad kui tõelist ohtu. Araabia terrorism ja Iraani jõupingutused oma mõju laiendamiseks kogu Juudamaal ja Samaarias. Kiri lõpeb otsese pöördumisega president Trumpi poole, julgustades teda jätkama Iisraeli toetamist ja lükkama tagasi valenarratiivid, mis õõnestavad juudi kogukondade legitiimsust kogu piirkonnas. Nüüd, me oleme sellest varemgi palju rääkinud. Juutide külastusi Templimäele või juutide matkamist Juudamaal nimetatakse asunike vägivallaks. Samal ajal levitatakse valeuudiseid, mida jagavad isegi Iisraeli meediakanalid, väites, et juudid põhjustasid selle tulekahju, mille tagajärjel lambad surid, kuigi tegelikult oli tegemist elektritulekahjuga. Lihtsalt kasuta Google'it ja näed, et asunike vägivalla kohta on tõenäoliselt sama palju uudiseid. Nii palju kui kogu sõja kohta Iraaniga. See on lihtsalt kinnisidee, kus nende piirkondade juudid pannakse luubi alla. Tegelikult on kogu asi selles, et püütakse sundida Palestiina omavalitsuse riigi loomist ja parim viis selleks korraldatakse negatiivne suhtekorralduskampaania, öeldes, et me peame need alad Iisraelilt ära võtma, sest seal elavad juudid on vägivaldsed ega vääri seal olemist. Sellepärast ongi võltsuudised, sellepärast juutide vastu kehtestatakse sanktsioone. Me peame mõistma siin suuremat pilti. Kõik käib selle ümber, et see piirkond juudi elanikkonnast etniliselt puhastada ja luua Palestiina omavalitsuse riik. Ja loomulikult oleks see riik eksistentsiaalne oht Iisraeli riigile. Kujutage ette, kui 7. oktoobri taoline oht varitseks 75% Iisraeli elanikkonnast riigi keskosas. See saakski reaalsuseks, kui Palestiina omavalitsuse riik loodaks. Ma olen kindel, et iisraelased saavad sellest aru, aga ärge öelge, et teid ei hoiatatud, kui te mingil põhjusel ikkagi seda mõtteviisi toetate. Liigume edasi. Võimalik terrorirünnak Juudamaal peatati enne, kui see jõudis aset leida. 16-aastane Araabia teismeline on Iisraeli kaitseväe sõjaväe kohtus süüdistuse saanud pärast seda, kui uurijad väidavad, et ta kavandas pussitamist Iisraeli sõduri vastu. Teismeline, kes elab Palestiina külas Nahalinis, Betlehemma lähedal, arreteeriti selle kuu alguses pärast seda, kui ta väidetavalt üritas siseneda juudi kogukonda Neve Daniel Gush Etzionis. Iisraeli võimude sõnul peeti teismeline esialgu kinni pärast seda, kui ta äratas kohalike turvatöötajate ja Iisraeli kaitseväe sõdurite seas kahtlust. Ülekuulamise käigus uurijate sõnul tunnistas ta, et oli piirkonda sisenenud eesmärgiga sooritada pussitamisrünnak. Võimude sõnul tunnistas teismeline, et lootis, et rünnak lõpeb tema enda surmaga ja et teda peetaks märtriks. Politsei sõnul juhatas kahtlusalune seejärel uurijad mööda teed, mida ta oli läbinud, ning näitas neile kohta, kuhu ta oli relva peitnud. Hiljem leiti piirkonnast nuga Iisraeli politsei andmetel. Iisraeli kaitseväe sõjaväeprokuratuur on nüüd esitanud teismelise vastu süüdistuse väidetava planeeritud rünnakuga seotud kuritegudes. See juhtum toob esile jätkuvad julgeolekuprobleemid, millega Iisraeli kogukonnad kogu piirkonnas silmitsi seisavad, kus julgeolekujõud töötavad regulaarselt selle nimel, et rünnakuid ennetada enne nende toimumist. Kuigi kahtlusalune on vaid 16 aastat vana, ütlevad Iisraeli ametnikud, et see juhtum on järjekordne näide sellest, kuidas noored araablased on mõnikord seotud terroritegevusega, sealhulgas rünnakukatsed Iisraeli tsiviilisikute ja sõdurite vastu. Rünnak jäi toimumata, sest julgeolekutöötajad tuvastasid ohu ja tegutsesid enne, kui keegi viga sai. Iisraeli kogukondade jaoks, kes elavad Juudamaal ja Samaarias, rõhutab see juhtum igapäevast julgeolekureaalsust. Erinevus rünnakukatse ja õnnestunud rünnaku vahel seisneb sageli valvsuses, luures ja julgeolekujõudude kiiretes tegudes. Ja me võime ka eeldada, et ÜRO ütles tõenäoliselt, et see oli, nagu arvata võib, asunike vägivald. Just nii, kellegi arreteerimine rünnaku toimepanemise eest tähendab ilmselgelt juutide vägivalda ja kuna ta on 16 aastat vana terroristiks pürgiv nooruk, olen kindel, et järgmiste päevade jooksul kuulete, kuidas Iisrael sihib araabia lapsi. Kuna ta on alla 18-aastane, ta paigutatakse automaatselt nende laste kategooriasse, keda Iisraeli kaitsevägi taga ajab.
Ja nii see propagandamäng käibki. Nii et järgmine kord, kui näete artiklit selle kohta, kuidas Iisrael rebis lapse tema vanemate juurest, veenduge, et teil oleksid kõik üksikasjad selle kohta, kui vana ta tegelikult oli ja mida ta tegelikult üritas teha. Nüüd räägime selle nädala headest uudistest. Iisraeli kõrgeim planeerimisnõukogu kavatseb edendada 763 uue elamu rajamise plaane Ailehi kogukonnas. See asub Binjamini piirkonnas, Lõuna-Samaaria ringkonnas. Rahandusminister Bezalel Smotrich, kes juhib ka tsiviilasju Juudamaal ja Samaarias kaitseministeeriumis, ütles, et laienemine suurendaks kogukonna suurust umbes 3 korda. Smotrich märkis, et paljud plaanis sisalduvad naabruskonnad loodi kohalike elanike mälestuseks, kes langesid Iisraeli kaitstes, sealhulgas Roy Klein, Eliyahu Peretz ja Amishar Shabandavid, keda Smotrich kirjeldas kui oma kallist nõbu. Planeerimisnõukogu peaks samuti edendama 90 täiendava elamu rajamist Har Adari kogukonnas, mis asub Jeruusalemmast loodes. Smotrich nimetas seda oluliseks sammuks elanike jaoks, kes on aastaid uut ehitust oodanud. Minister kasutas seda teadet ka selleks, et rünnata poliitilist opositsiooni, öeldes, et samal ajal kui Eisenkoti ja Jair Golani valitsus hävitaks ja lammutaks, tema valitsus jätkab ehitamist kogu Juudamaal ja Samaarias. Viimased kinnitused on osa sellest, mis on viimastel aastatel saanud piirkonna juudi kogukondade suurimaks laienemiseks. Alates ametisse astumisest on peaminister Netanyahu valitsus kinnitanud 10 000 elamuid ja andnud loa 10 uutele kogukondadele kogu piirkonnas. Eelmisel kuul Iisraeli valitsus kiitis heaks 1,3 miljardi seekli ehk ligikaudu $426 miljoni suuruse arengukava, et rajada ja tugevdada 10 täiendavaid kogukondi. Rahastus võimaldab igas asukohas kiiret esmast ehitust, sealhulgas kuni 15 monteeritavat elamut ja 2 avalikku hoonet. See rakendab selle aasta alguses heaks kiidetud valitsuse otsust laiendada kogukondi Samaaria, Binjamini, Jordani oru, Guši Etsiooni ja Surnumere piirkonnas. Samal ajal kogub hoogu ka tagasipöördumine Põhja-Samaaria piirkonda. Veel üks ajalooline verstapost, kui uude Emek Dotani kogukonda paigutati elamud. Kogukond asub Piibli Dotani oru südames ja on osa Põhja-Samaaria tagasipöördumise ühendusplaanist, mida juhib Samaaria regionaalnõukogu juht Yossi Dagan koostöös Amanachi liikumisega. Plaan näeb ette 19 uue kogukonna rajamist 4 kogukonna asemele, mis evakueeriti Põhja-Samaaria piirkonnast 2005. aastal. Kogukonnad rajatakse vastavalt valitsuse otsustele, mida juhivad kaitseminister Israel Katz ja rahandusminister Smotrich. Emotsionaalne. Dagan ütles, seal, kus 4 kogukonda välja juuriti, ehitame nüüd 19 kogukonda eraldumiskava asemel, viime ellu ühendamiskava koos kogu Iisraeli riigiga. Juudi kodude edendamine meie piibellikul kodumaal on positiivne areng. Nagu ma alati ütlen, see peaks olema poliitika nii rahulikel aegadel kui ka nende terrorilainete ajal. Kunagi ei ole vale aeg ehitamiseks, hoolimata sellest, mida äärmuslik vasakpoolsus võib öelda. Ja samal ajal väidan, et see ei ole territooriumisõda, see on ideoloogiasõda. Nii et minu jaoks ei toimi ehitamisega ähvardamine heidutusena, sest neid ei huvita maa, vaid haiglastes džihadistlikes väärtustes. Kui nad armastaksid seda maad, ei oleks igal nädalal nii palju süütamisrünnakuid. Lõppkokkuvõttes peaksime alati ehitama kogu Iisraeli maa osades. Punkt. Ja see ongi kõik, mis meil sel nädalal Judea Catchoni jaoks aega on. Täname meie produtsenti Barbara Kamenovit, insener Aaron Vangelanterit, Zah Sikermanit, Ryan Lifshitsit ja jaamajuhti Juri Sveretskit, kes on sel nädalal puldi taga, videomonteerija Olga Sanatovit ja meie uut praktikanti Chayat. Aitäh, et liitusite meiega taas siin Judea Catchonis. Kindlasti külastage JNS TV-d, et nautida suurepärast sisu. Tellige, andke meile super tänu ja kindlasti külastage jns.org, et saada kõik viimased uudised Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. Kohtume teiega järgmisel nädalal siin Judea Catchonis, ainult JNS TV-s.